jälle. Eesti Laulu ja Eurovisiooni aeg on küll praegu möödas. Ma mõtlesin, et ma pisut kommenteerin üldse neid laule, millega me üldse hakkasime Eurolaulu valima, millega Eesti alustas üldse Eurolaulul osalemist. Vana nimega Eurolaul ja nüüd siis Eesti Laul, et ma olen kõik ära vaadanud, kuna mind hakkas huvitama, siis kui mul vaba aeg oli, siis vaatasin. Et jah, aga esimest korda hakkas siis Eesti valima Eurolaulu aastal 1993. Õhtujuhiks oli Mart Sander ja oli kokku lepitud, et kõik laulud esitab Jaanika Sillamaa, kokku oli 8 laulu. Ma kommenteerin kõiki järjest, aga võidulaulu jätan viimaseks. Et eks ma siis ütlen, kas ma oleks teistmoodi teinud või kas ma jäin lauluga rahule, mis läks või ei jäänud või oleks ma võib-olla mõne teise valinud. Esimesena oli siis Lootus. Esimene laul oli siis Lootus. See kokkuvõttes sai 135 punkti ja jäi 4. kohale. Mulle see laul väga meeldis, kuna see on ilmselt ainuke laul, mis ma neist kõigist 1993. aasta lauludest vist olin ainukesena kuulnud ka varem raadiost. Mulle see laul meeldis, siuke mõnus, tempokas, hea kaasa laulda. Ja see, et ta niimoodi algab ja need muusikalised vahepealad ka, et niimoodi vahepeal laulmisel siuke visuke paus, et saab muusikat ka niimoodi mõnusalt veel natuke nautida ja siis jälle saab laulda kaasa sõnu. Et jah, Lootuse laul, et siuke mõnus ja tempokas ja siuke mõnus muusika ja midagi siuke nii positiivne või siuke mõnusa vaibiga laul. Ja see, kuidas Jaanika Sillamaa seda esitas ka, kui ta noorena laulis väga hästi seda, mulle meeldis tema hääl, et just tema seda laulu laulis. Ma arvan millegipärast, et võib-olla kui mõni teine oleks seda esitanud, siis võib-olla see ei meeldiks mulle nii väga, kui see praegu on, kui ma seda laulu kuulan või kui see raadiost tuleb, siis ma alati kuulan seda, mulle see laul väga meeldib. Et see Lootuse laul meeldis mulle vist väga, et ma kuulan küll teised ka ära, aga ma arvan, et see oli praegu, võiks öelda, praegu on kindlasti üks mu lemmikutest. Järgmisena laul nimega Ma sulle ütlen. Ma sulle ütlen. See laul sai siis 129 punkti ja jäi 6. kohale. No, võrreldes eelmise Lootuse lauluga oli see nüüd pisut siuke natuke nagu tempo läks aeglasemaks ja see oli ka väga siuke meeleolukas laul. Mulle meeldis, et alguses väga trumme ei olnud ja siis kuskil loo keskel tulid ka trummid mängu, et tegid nagu siukest võimsust pisut juurde ja ka siuke mõnus pala, siuke eestikeelne, et oli nagu, et see ei alanud nii tempokalt kohe nagu eelmine, vaid alustas seda aeglasemalt ja siis kuskil keskel läks nagu siukseks nagu, no mitte mölluks ikka ei siuke aeglasem tempo, aga läks nagu võimsamaks, et algas nagu siukse süntesaatori ja kõike pillase ka välja ei kuule, aga siis keskel tulid trummid ja elektrikitarr ja et sedasi tegid nagu võimsust juurde, et alustab rahulikult ja siis läheb niimoodi kõvemaks. Et jah, see laul oli ka siuke tore ja meeleolukas. Kolmas laul, järgmine laul, Jää hetkeks. Nii, Jää hetkeks. See sai siis 111 punkti ja jäi 7. kohale. No võeti järjest seda aeglasemaks läheb, see oli ka selline aeglane ja see oli põhimõtteliselt natuke nagu sarnane eelmisega selle Ma sulle ütlen, et talle algab seda siis aeglaselt ainult süntesaatoriga ja siis loo keskel tuleb nagu siukse trummid ja kitarrid jälle peale. See oli ka siuke meeleolukas, aga ma ei ole nüüd kindel, kui palju see mulle rohkem meeldis, kui see Ma sulle ütlen, et praegu tundub vist, et Ma sulle ütlen meeldis mulle rohkem, aga ega sellel ka häda midagi ei olnud, see oli ka siuke mõnus, rahulik pala.
et ja ei oska selle kohta väga rohkem midagi öelda. Aga tore on see, et kuigi esitaja on kogu aeg sama Jaanika Sillamäe, siis kõik need lood tema esituses kõlavad kõik väga hästi. Et nagu selles mõttes võib-olla muidu, kui kogu aeg üks ja sama esitaja on, siis võib-olla hakkab nagu ära tüdinema, et jääb üha nõrgemaks võib-olla see hääl tal või et mõnda laulu ei, et mida rohkem, seda nõrgemaks ülejäänud laulud jäävad võrreldes esimesega, aga ei väga hea. Järgmiseks siis Unelaul. Nii, Unelaul siis jäi 5. kohale ja sai 133 punkti. No, ütleme nii, võrreldes nüüd kui eelmised 2 olid sellised aeglased, siis no see oli ka siuke rohkem aeglasem, aga sama siuke aeglase poole, aga ikkagi natuke ka rohkem tempokam, et siuke natukene ei olnud sama kiire kui Lootuse laul, aga ikkagi oli tempokam ja siin algasid kohe trummid tulid ka ja kuidagi, kui ma mõtlen lihtsalt, et Unelaul, siis võib-olla võib jätta nagu muljet siuke rahulik, aeglane, siuke vaiksem, aga see oli üpris võimas, siuke võimas, niimoodi tõusev laul, et muudkui läheb üha kõrgema, üha võimsamaks ja kuidagi võrreldes eelmiste lauludega Jaanika Sillamäe läks ka kuidagi rõõmsamaks minu arvates seda esitades. Et jah, siuke võimas, täitsa võimas laul. Siuke kuidagi jah, ütleme, muudki tõuseb ja läheb üha, et nagu täitsa kahju, et ära lõppes, oleks tahtnud veel kuulata. Järgmisena Laulumaa. Nii, Laulumaa 100 punkti jäi 8. kohale. No, nüüd oli ikka juba siuke kiiremat laulmist jälle. Nüüd läheb see juba sinna Lootuse laulu juurde, et siuke natuke kiiremaks läks ikka tempo ja Jaanika Sillamäe hääl oli ikka väga ilus ja mulle eriti meeldis selles laulus siuke väike lõpupoole, siuke väike koht, et tundus juba hakkab ära lõppema, siis pani jälle võimsalt tegelikult veel ühe salmi ja siuke tempokam laul nüüd võrreldes eelmistega ja kui ma seda introt kuulasin, nagu seda, kui muusika algas ja niimoodi vaikselt hakkas minema, siis ma mõtlesin, et ma oleks nagu võib-olla arvanud, et eelmise see Unelaul oleks võinud võib-olla kuidagi sedasi alata, aga samas mulle see Unelaul tegelikult muusika väga meeldis ja tegelikult väga hästi, et see niimoodi hoopiski oli, et Laulumaa algas siukse nagu introga, mis oleks võib-olla Unelaulule rohkem võib-olla isegi sobinud nime poolest. Ei, tegelikult see sobis väga hästi sellele laulule. Järgmisena Aeg on laul. Aeg on laul. Sai 140 punkti ja jäi 3. kohale. See paistis praegu kõikidest nendest lauludest, mida ma juba kuulnud olen, ära kuulanud olen ja kommenteerinud olen, paistis kõige pikema siukse introga, et kõige rohkem muusikat kõlas võrreldes eelmistega enne, kui Jaanika Sillamäe laulma hakkas. Aga see oli ka selline hea, et on niimoodi aeglane ja niimoodi tundub nagu, et kuhugi ei lähe, aga siis järsku refräänis läheb jälle niimoodi võimsaks. Läheb sedasi võimsaks, aga 3. kohale. Ma ei ole kindel, kas mina teda 3. kohale nüüd oleks pannud. Ei, väga tore laul oli küll, aga ma ei tea, kas ma teda 3. kohale oleks pannud. Nüüd tuleb veel viimane laul. Tuhast tõuseb päev. Tuhast tõuseb päev. 180 punkti sai ja jäi 2. kohale. Noh, ütleme nii, et oli seda teist kohta ilmselt väärt, seepärast, et oli tõesti siuke võrreldes eelmistega nüüd siuke teistsugusem, et ka siuke tempokam ja siis mulle meeldis ka see, et kuskil laulu keskel tuli siuke täiesti siuke koht, et Jaanika Sillamäe lõpetas laulmise ja siis oligi siuke nagu, võiks öelda koht, et bänd saaks ka natuke nagu esineda, et panid siukest toredat rütmi seal ja siis Jaanika Sillamäe laulis edasi ja võrreldes eelmiste lauludega oli vist lõpus ka nüüd siuke pikem noot ka.
kui ta laulis. Muidugi võib-olla seda oli teistes ka, aga võib-olla ma siis ei süvenenud nii palju praegu igal juhul. Nojah, see lõpus selle tõttu see jäigi nüüd silma. Et jah, see oli ka siuke tore laul. Ma vist olen, kui ma ütlesin enne, et Lootuse laul olin ma ainukesena kusagil raadiost kuulnud enne, noh, see oli paar aastat tagasi, kui ma esimest korda seda eurolaulu vaatasin. Siis nüüd ma ei ole tükk aega neid laulu kuulnud, et ma arvan, et seda laulu olen ma ka raadiost just kuulnud millalgi siin hiljuti. Et jah, tuli tuttav ette. No muidugi sellepärast ka, et ma olen neid korra juba ära kuulanud, aga ma mõtlen just praegu selles mõttes, et nagu võrreldes teistega tuli tuttav ette. Kuigi ma ütlesin, et see on eelviimane laul, siis noh, põhjus, miks ma ütlesin seda on sellepärast, et üks laul tuleb veel, see on nüüd võidulaul. Aga see Toast tõuseb päev oli muidu kõige viimane laul, millega see konkurss nagu selles mõttes lõppes, et rohkem laule ei tule. Ei tulnud. Nüüd siis võidulaulu ma jätsin siis viimaseks, nagu ma ütlesin ka, see oli siis 5. laul Muretut meelt ja südametuld. Trummivõrjum, võidulaul Muretut meelt ja südametuld. Sai siis 193 punkti ja võitis jäi esimeseks. No ma ei imesta, et see võitis, seepärast et see oli ka siuke, et ta niimoodi algab aeglaselt ja siis refräänis laseb nagu hääle kõik välja ja võiks öelda elab ennast välja, et siuke. Ja muusika oli ka siuke mõnus ja ma ei imesta, et see rahvale meeldis. Et nad selle esimeseks valisid. Aga ma ei ole kindel, kas mina selle esimeseks oleks pannud. See tegelikult mulle laul väga meeldis ja lae võimas ja mõnus muusika ja kõik, aga ja kõik pillid olid nagu ka võrreldes eelmiste lauludega, kui vahepeal tundus, et kõik pillid hakkasid kohe nagu mängima. No kohe hakkasid kõik muusikud hakkasid mängima. Kes vaatas 2023. aasta Eesti laulu ehk eelmise aasta Eesti laulu, siis teab, et seal ju Jaanika Sillamäe ja ansambel Minimal Wind tegid sellest loost uue versiooni. Nojah, siis see 30 aastat täis sellest laulust, kui see Jaanika Sillamäe sellega läks Eurovisioonile. Jah, kuigi läks, aga kahjuks me edasi me ei saanud finaali. Hea küll. Ma üritan mingi top 3 või midagi, mõned laulud, mis mina oleks tegelikult, kui mina oleks saanud võib-olla valida, siis ma oleks kindlasti andnud rohkem punkte Lootuse laulule. Et Lootuse laul jäi 4-ndaks, minu arvates oleks võinud see ikka sinna top 3 jõuda. Et mulle see Lootuse laul väga meeldis. Minu arvates Jaanika Sillamäe on öelnud ka, et tema õpetaja, legendaarne laulja Jaak Joala, tõesti legendaarne laulja, oli just ka pahur olnud, et see laul ei läinud, et tema arvates oleks just ka võinud see laul minna, Lootuse laul esimeseks. Oleks võinud võita, et ma olen sellega nõus, et mulle see Lootuse laul meeldis rohkem, et see oleks kindlasti mul number 1. Võib-olla see Muretut meelt ja südametuld oleks siis mul teine olnud ja 3. laul, et see ongi nüüd sedasi keeruline, et mul on 3 laulu, mille tahaks panna 3-ndaks, kas ma sulle ütlen, unelaul või siis see Toast tõuseb päev. Ma võib-olla paneks selle unelaulu 3-ndaks ja siis need ülejäänud 2 ma sulle ütlen ja Toast tõuseb päev jäävad kuidagi sinna 4. või 5. Tegelikult Aeg on laulumaa ja Jäähetkeks olid ka väga head laulud. Aga ju siis ma ei oska, no ma ei ei taha kedagi viimaseks panna, et las see jääb praegu niimoodi, et esimeseks Lootus ja siis see Muretut meelt ja südametuld on mul number 2 ja 3-ndaks siis unelaul. Et ülejäänud laulud olid ka väga head, aga ma ei taha hakata, ma ei suuda valida, milline see oleks viimane nüüd. Et jah. Nii ja kõik Jaanika Sillamäed sai nüüd 8 korda kuulda ja 1993 aastal see oli, kui meie Eesti hakkas eurolaulu valima. Kahjuks siis finaali ei saanud, aga noh, pole hullu, kohe järgmisel aastal saime
kunagi võib-olla millalgi äkki kommenteerin ka 1994. aasta laule, aga me ei tea millal. Kõik need 1993. aasta laulud ära kommenteeritud. Pange like ja subscribe ja võib-olla kommenteerige alla, milline laul teile neist kõige rohkem meeldis ja millise võib-olla teie oleksite saatnud. Näeme jälle.